Tere lugupeetud visioonikonverentsist osavõtjad ja korraldajad. Tänane minu ettekanne on virtuaalsel kujul teile. Öeldakse, et tänapäeval inimese asukoht ei ole tähtis. Üritame sellega siis hästi hakkama saada. Visioonikonverents iseenesest on väga huvitav ja tore idee. Visiooni on ilus teha. Eestlastel on ütlus, et unistustes ei tasu koonerdada. Kuid loomulikult ma loodan, et selle konverentsi raames unistused jäävad ikkagi reaalsuse piiridesse. Härra Murakas, teie olete aastaid ja aastaid olnud tegev piimanduses, sealtkaudu põllumajanduses ja just nimelt ühistegelise sellise toimetamisviisi kaudu, et milline teie arvates peaks olema see Järvamaa põllumajanduse ja maatootmise selline tulevik või pilt, ütleme siin 5, 10, 15, 20 aasta pärast, mis suunas me peaksime liikuma? Just eelkõige selles põllumajandustootmise suunas. Kuigi viimased aastakümned on olnud sellised, kus põllumajandus on olnud vähetasuv sektor. Põllumajandustoodangu maht on Eestis drassiliselt langenud. Väga suuresti langenud. Et Eesti ajal oli meil 400 000 lehma, täna meil on napp 90 000 lehma. Kuid kui kuskil Eestis põllumajandusega tegeletakse, ka tulevikus, seda kindlasti Järvamaal. Ja sellise vana traditsioonilise valdkonna elus hoidmine, kuid seda kuidagi uude võtmesse panek, ma arvan, see võiks olla kindlasti üks Järvamaa huvi. Ja on teisi maakondi, kes sellele põllumajandusele ei peaks võib-olla nii rõhuma, aga Järvamaa kindlasti. Me näeme drastiliselt, kuidas Järvamaal elanike arv on vähenenud ja kindlasti põllumajanduse edukas käekäik stabiliseeriks Järvamaa inimeste arvu, Järvamaa arengut ja võime väita seda, et mida rikkam on Eesti põllumees, seda rikkam on Järvamaa, sest Järvamaal ka täna toodetakse väga suur osa kogu Eesti põllumajandustoodangust. Olgu see siis teravili ja eelkõige piim. Te nimetasite oma jutu sees sellist uues võtmes lähenemist põllumajandusele, et milline see võti võiks siis välja näha? Tegelikult peaks ikkagi pihta hakkama sellisest üleriiklikust visioonist. Ja meil oleks vaja rohkem sektoripõhist mõtlemist ka riigi tasandil. Ma ei taha öelda, et riik peab kõik ette ära tegema, aga põllumajandus on jube reguleeritud valdkond. Võib-olla sama reguleeritud kui meditsiin või mida iganes. Kogu maailmas, Euroopa Liidus seda enam. Ja siin peavad olema ka riigil väga pikaajalised visioonid ja nägemused. Põllumajandust on väga lihtne kokku lasta või ära lõhkuda, nagu igat teist äri. Aga paljusid teisi ärisi on lihtne uuesti üles ehitada, kui turg paraneb. Põllumajandust nagu enam maailma praktika näitab, et ei ole võimalik või on väga raske või on väga suurte kulutustega uuesti taastatav. Sellepärast on vaja kontsentreeruda sellele, kuidas põllumajandustootmist säilitada mingi mahu juures. Kuidas aidata põllumajandusele üle elada lühiajalisi kriise, mis ei laostaks ära sadade aastate esivanemate töö. See on kindlasti üks võtmeküsimus, millele tuleb mõelda. Nii makromajanduslikul tasemel riigi mõistes kui mikromajanduslikul tasemel iga ettevõtte mõistes. Mida see riik siis nüüd peaks selles mõttes või kuidas riik peaks nüüd siis sellele teemale selles mõttes lähenema, et millised on need tema hoovad, kuidas ta saab mõjutada nüüd põllumajanduse arengut? Eks põllumajandus on ikkagi tasuvuse küsimus. Ja me panustame täna kõvasti teadmiste põhisele majandusele, innovaatikale, aga kuidagi meie arusaam on selline, et teadmiste põhine majandus ja innovaatika see on mingi uus majandus ja siin vana majanduse harudega ei ole midagi pistmist, et kuskilt peab maa sest kerkima ala Nokia ja see lahendab meie kõik probleemid. Ma arvan, siin tuleks nagu suuresti rõhuasetus panna ikkagi sellele, et teadmiste põhist majandust, innovaatilist majandust me peaks eelkõige rakendama sektorites, kus on meil traditsioonid
kus on meil oskused, kus on meil tänane tööhõive ja seda enam nagu piimandus, kus meil on eksporditurud. Et meil on baas olemas, et seda raha rohkem teenida ja see sektor võiks kasvada. Paraku me näeme, et see sektor kuivab kokku. Ja Järvamaal on see väga ohtlik. Kui põllumajandus kuivab kokku, siis kindlasti kannatajaks on Järvamaa, kuna ta on läbi aegade Eestis keskmiselt suurema põllumajanduse osakaaluga. Aga millised ressursid selles mõttes meil olemas on, et kui me vaatame tänapäeva põllumajandust, siis on see väga innovaatiline, väga mehhaniseeritud ja automatiseeritud, mis tähendab seda, et inimressurssi on tegelikult ju kordades rohkem üle, kui teda oli veel üle siin paarkümmend aastat tagasi. Ehk kas siis üks võti võiks olla see, et need inimesed, kes praegu ei ole nagu põllumajandustootmisse haaratud, et haarata need siis kuidagimoodi mingite alternatiivsete tegevuste kaudu sinna põllumajanduse juurde või kuidas neile inimestele siis töö leida? Küsimus on lisandväärtuse tekitamises põllumajanduses ja lisandväärtuse tekitamises. Ja see põllumajandus tooraine, on ta meil siis teravili või piim, teda tuleb rohkem nii-öelda töödelda ja luua talle lisandväärtusi, leida kõrge lisandväärtusega tooteid, innovatiivseid tooteid, millele on nõudlus nii koduturul, kuid ainult koduturg me põllumajandusmahtu ei suurenda, kuna koduturg on väga väike ja mida on võimalik müüa ka eksportturgudel. Et see lisandväärtuse kasv, et siin võib päästa, siin on mitmeid nagu teid, eelkõige meie arusaam, mida ma juba kordan, et teadmistepõhist ja innovaatilist majandust oleks eelkõige vaja rakendada traditsioonilistes sektorites. See oleks vaja ringi mõelda, et me ei oota mingit uut imet tühja koha peale. Ja teine asi, põllumajandustootjad, ka väikepõllumajandustootjad, kas või aiapidajad, peaksid rohkem tegema ühistegevust. Igal riigil, et number 1 tootmisvahend on maa. Ja kuidagi naljakas tundub see, et me räägime kosmosesse minekust ja Eesti on ka nüüd nagu kosmoseriik, me toodame mingid juppe satelliite kuhugi. Me räägime kosmoseriigist, me ootame ikka mingit imet kuskilt, mis meid rikkaks teeb ja kuda me sinna 5 rikka mulka või kuhu iganes jõuame. Et tegelikult mida me räägime kosmoseriigist või innovaatilisest riigist, kui me number 1 tootmisvahendit maa ei suuda kasumlikult tööle panna. Ja seda tingimustes, kus meil nii-öelda toidunäljas Vene turg on kõrval. Et see näitab ikkagi meie saamatust. Meie saamatust mitmel tasandil. Eesti riigil peaks olema kõikide majandussektorite suhtes, kelle osakaal SKP-st on rohkem kui 1%, kindel riiklik arengustreegia. Mitte, et riik peaks kuidagi toetama, aga lihtsalt, et riik koos sektori osalejatega on kokku leppinud, millisena tahetakse näha seda sektorit 10 või 15 aasta pärast. Ala mingi visiooni paber, nagu täna me üritame rääkida visioonidest Järvamaal. Ja see annaks kindluse sektorisse investeerijatel, nad saavad aru, et selline on nägemus, selline on potentsiaal, nii suureks tasub minna, tehakse ära tööd, SWOT-analüüse, nii nagu ikka. Et ma arvan, et sellest on meil puudu. Et meil on vaja anda väga osavat lihvi olemasolevatele asjadele, et seda lisandväärtust suurendada.